enda mikrofonid vaikse peal ja me salvestamise ajaks siis palume, et kes ei taha olla kaameraga, pange see kinni või võib-olla siis tahate enda nime muuta, et aga ei pea, et siis see salvestuse pärast sinna üles laeme, siis on ka teie nimi muidu seal näha. Kui teil selle vastu midagi ei ole, siis vabalt võite olla nii, nagu te olete. Jooksvalt ka vastame teie küsimustele. Iga ploki lõpus on meil siis küsimuste ja vastuste koht ja te võite kogu aeg jooksvalt ka siia vestlusaknasse kirjutada enda küsimusi, siis need, kes hetkel ei räägi, siis vastavad või siis vastab see inimene, kes hetkel räägib pärast enda ettekande lõppu. Ja kui nüüd on meie see tänane talgupäev ära lõppenud, siis me saadame teile ka need samad slaidid, mida te siit praegu näete teie e-posti peale, nii et saate neid järgi vaadata ja uudistada ja ka hiljem küsimusi meile esitada, et kui täna ei tule, siis teretulnud on küsimused ka pärast meie tänast talgupäeva. Maakondlike arenduskeskuste võrgustik on siis üle-eestiline võrgustik, see on kõige suurem nõustamisvõrgustik Eestis ja igas maakonnas on vabaühenduste konsultante nagu meie, mõnes on ka 2 ja tasuta nõu anname nii meie kui ka need teised konsultandid, kes meil arenduskeskustes töötavad, et abi ja nõu saavad küsida noored, ettevõtted, korteriühistud, turismitegijad ja nii edasi, et selline nõustamiste ampluaar on väga lai ja julgesti võib küsida nõu niiviisi, et kui teil on näiteks MTÜ, kes tegeleb turismiga, siis oleme teinud ka ühiseid nõustamisi ja see on teile tasuta, et see ei ole raha eest see nõustamine, vaid hea meelega saame teiega kokku ja aitame teid teie elus edasi, nii et tulge aga julgesti. Ja teenused, mida meie siis pakume vabaühenduse konsultantidega, on nõustamine, kui te alustate MTÜ-d, kui te lõpetate MTÜ-d, siis aitame kaasa, korraldamegi erinevaid koolitusi ja podcast'e ja teabepäevi ja samuti aasta lõpus toimuvat tunnustamissündmust ja vahendame siis ka läbi enda uudiskirjade ja infokirjade teavet siis selle kohta, mis vabaühenduste maastikul toimub ja aitame teil ka teha koostööd kogu KOV-idega ja ka selles osas, et noori kaasata vabakonna tegemistesse. Nii et selline meie töölaud on väga lai ja kui teile tundub, et teil on mingisugust abi ja tuge vaja, siis kindlasti julgustame, et pöörduge meie poole või siis ükskõik millise teise konsultandi poole, kes Eestis toimetab, et ei pea just oma maakondliku konsultandi poole pöörduma, vaid võite tegelikult üle Eesti pöörduda ükskõik millise konsultandi juurde abi saamiseks. Nii, aga läheme siis tänase teema juurde ja räägime täna üldkoosoleku rollist ja üldkoosolekutest kui sellistest üldse vabaühendustes. Ehk siis üldkoosolek on ju vabaühenduste kõige kõrgem otsustuskogu ja see tähendab, et just liikmed, mitte juhatus, otsustavad kõige olulisemad asjad teie organisatsiooni sees. Ja see siis tagab, et ühendus on oma liikmete, mitte juhatuse või väikese tuumikgrupi käes. Ja üldkoosolek annabki siis juhatusele mandaadi ehk volituse tegutseda. Ehk siis ilma selleta pole juhatusel tegelikult õigust organisatsiooni nimel pikaajalisi otsuseid teha. Ja samal ajal on ka üldkoosolek see koht, kus juhatus peab liikmete ees vastust andma ja aru andma ja vajadusel ka oma tegevust põhjendama. Ehk siis kõik olulised muudatused, nagu näiteks põhikirja muutmine ja juhatuse valimine ja majandusaasta aruande kinnitamine
kuuluvad ainult üldkoosoleku pädevusse, et need on otsused, mida ei saa juhatus ise ära teha. Aga üldkoosolek teise külje pealt ei ole ainult kohustus, vaid see on ka koht, kus liikmed saavad kokku ja tihtipeale kõige rohkem liikmeid saab kokku just sellel koosolekul. Ja see on ka võimalik arenguvahend organisatsioonile ja mõtete vahetamise koht ja tuleviku vaatamise koht, et nagu ma ütlesin, siis on ainuke koht aastas, kus võib-olla kõik liikmed päriselt ühe laua taha kokku saavad või ekraani taga, et kes kuidas oma üldkoosolekut korraldab. Nii et üldkoosolek täidab kahte rolli korraga, et ühelt poolt ongi see seadusest tulenev õiguslik kohustus, aga teiselt poolt väga hea võimalus siduda omavahel liikmed ühiseks meeskonnaks ja hoida organisatsiooni ühtsust. Aga läheme nüüd siis rohkem sisusse ja annan sõna Mailele. Tere ka minu poolt. Mina olen Maile Keskküla ja mina olen vabaühenduste konsultant Järvamaal. Ja Kätrin juba osad asjad jõudis ka ära mainida, aga nii nagu ikka, kordamine on tarkuse ema, nii et lähen oma slaidi pealt mõnest tõest veel läbi. Ja nii nagu pealkirigi siin ütleb, et üldkoosoleku läbiviimise põhitõed. Et tõepoolest mittetulundusühingu ehk siis vabaühenduse kõrgemaks organiks on tõesti liikmete üldkoosolek. See on kõige kõrgem organ. Ja üldkoosolekul võivad siis osaleda kõik mittetulundusühingu liikmed, kui seadus kuidagi teistmoodi seda just ei ütle. Ja üldkoosolek võtab vastu otsuseid kõikides mittetulundusühingu juhtimise küsimustes, mida ei ole siis kas seaduse või põhikirjaga antud juhatuse või mittetulundusühingu muu organi pädevusse. MTÜ põhikiri võib ette näha, et teatud otsuseid võtab vastu juhatus. Nüüd juhatusel ei ole loomulikult võimalik võtta kõiki otsuseid vastu. Üldkoosolek on siiski kõige kõrgem organ ja me vaatame järgmise slaidi pealt, millised on siis üldkoosoleku pädevused. Üldkoosoleku pädevusse kuulubki siis kõige esimese asjana põhikirja muutmine. Põhikirja ei saa muuta juhatus kuskil oma toanurgas, kus nemad 3-4 inimest saavad kokku või ükskõik kui palju seal juhatuses inimesi on. Tihtipeale võib-olla need ettepanekud põhikirjas muudatuste tegemiseks, need võivad tulla juhatuse liikmetelt ja nad koostavad võib-olla neid erinevaid või panevad kokku erinevaid siis mõtteid, et mida põhikirjas võiks muuta, aga selleks, et põhikirja päriselt muuta, tuleb kokku kutsuda üldkoosolek ja üldkoosolek otsustab siis, kas need muudatused neile meeldivad ja sobivad ja kas need lähevad siis nende põhikirja. Samuti üldkoosolek siis määrab juhatuse liikmeid ja kutsub neid ka tagasi. Ka volinike valimine ja tagasikutsumine, kes on siis volinikud. Nendest me räägime ka hiljem natukene pikemalt, aga volinikud valitakse siis või volinike kogu tegema otsuseid siis kõigi liikmete eest, aga see on eraldi, peab olema siis MTÜ põhikirjas välja toodud ja väga täpselt. Mis siis veel kuulub üldkoosoleku pädevusse? Juhatuse või muu põhikirjaga ette nähtud organi liikmega tehingu tegemise otsustamine. Selle küsimusega olen mina puutunud oma töös päris palju kokku ja siin on ka tehingu tingimuste määramine ja muud tegemised. Olen ma puutunud väga palju kokku, kus tõesti küsitakse, et kas
kas MTÜ võib näiteks oma juhatuse liikmelt osta mingisugust teenust või toodet, ütleme, et juhatuse liikmel on olemas oma ettevõtmine, ta pakub mingit teenust, ta müüb mingisugust toodet, seda on sellel MTÜ-l parasjagu vaja, et kas MTÜ võib seda, et kas see ei ole kuidagi huvide konflikt ja vot see on nüüd selline olukord, kus sellist asja otsustab üldkoosolek, seda ei saa lihtsalt teha, et tavaliselt ongi see, et meil on ju omade käest palju mugavam ja lihtsam kõiki asju osta ja teha ja toimetada ja loomulikult, et me jätame raha peresse, aga selleks on vaja ka ikkagi üldkoosoleku otsust, et kõik liikmed on sellise siis tehinguga nõus. Üks väga oluline siis pädevus, mis on üldkoosolekul, on majandusaasta aruande kinnitamine. Juhatus siis tegeleb sellega, et raamatupidamine oleks korras, majandusaasta aruanne kokku pandud, aga see tuleb siis tuua üldkoosoleku ette, kus seda siis tutvustatakse ja üldkoosolek siis annab oma heakskiidu või ei anna oma heakskiitu siis majandusaasta aruandele. Aga see peab siis kord aastas kindlasti toimuma ja see näitab ka tegelikult ära seda, et üldkoosolekut võib toimuda väga mitmeid kordi aastas, aga kindlasti peab toimuma üldkoosolek vähemalt korra aastas, sest et majandusaasta aruanne on igal siis ühendusel, ta peab esitama sellega siis korra aastas. Samuti kuulub pädevusse ka mittetulundusühingu lõpetamise, ühinemise ja jagunemise otsustamine. Et seda ei otsusta samamoodi juhatus, vaid otsustab siis kogu liikmeskond ühiselt. Samuti muude põhikirjaga ette nähtud organite ja liikmete valimine, kui põhikirjas just ei ole nähtud ette teisiti. Ja ka muud küsimused, mida ei ole siis seaduse või põhikirja kantud teiste organite pädevusse. Nii, räägin pisut ka, nüüd me rääkisime üldkoosolekust, aga lihtsalt, et võib-olla see pilt saaks nagu paremini selgeks, räägime pisut ka juhatusest ja juhatuse koosolekust. Igal MTÜ-l siis on olemas ka juhatus, kelle ongi tegelikult valinud siis üldkoosolek, kelle on valinud siis MTÜ liikmed ja juhatuse koosolek on siis juhatuse töövorm. See ei ole liikmete kogu ja juhatuse koosolekul osalevad ainult siis juhatuse liikmed. Juhatus on pädev otsustama igapäevase juhtimise ja tegevuse üle. Projektid, lepingud, kulutused ja sellised asjad. Juhatus ei saa otsustada üldkoosoleku pädevuses olevaid küsimusi. Seda juhatus teha ei saa. Juhatuse otsused protokollitakse eraldi juhatuse koosoleku protokollina. Et kõik võimalikud koosolekud, mis meil siis aset leiavad, need tuleb protokollida, et oleks siis näha, mida otsustati ja mida mitte. Vaatame järgmist slaidi. Volinike koosolek. Pisut mainisin siin juba volinikke, et kes nemad siis sellised on. Ja mis asi on see volinike koosolek? Mul on siin sulgudesse kirjutatud üldkoosoleku asemel. Võib-olla mõni sattus nüüd segadusse, et aga üldkoosolekut tuleb teha ja kuidas saab nüüd siis olla, et üldkoosoleku asemel. Aga seda tõepoolest tehaksegi, kui põhikiri seda ette näeb. See tähendab, et liikmed on valinud siis esindajad, kes siis esindavad neid, nendeks on siis volinikud ja see volinike koosolek täidab üldkoosoleku ülesandeid. Nüüd, et selline volinike koosolek üldse saaks toimida, nii nagu siin mul esimeses lauses on kirjas, et see peab olema põhikirjas juba ette nähtud, et see konkreetne mittetulundusühing siis valib volinikud. Nüüd
võib-olla mõned nagu kuulevad sellest esmakordselt, et on võimalik valida ka siis volinike koosolek. Seda tehakse tihti sellistes väga suurtes MTÜ-des, kus on tõesti sadu ja tuhandeid liikmeid ja kõiki kokku kutsuda oleks ebapraktiline. See nüüd muidugi ei tähenda seda, et mõne väiksema MTÜ puhul ei tohiks volinike siis koosolekut kokku kutsuda või seda kuidagi põhikirja siis juba kirja panna, et meie näiteks MTÜ-s, võib-olla seal on 50 liiget, aga me oleme valinud siis nii-öelda volinikud, kes siis tulevad kokku ja teevad otsuseid üldkoosoleku asemel. Ja siia ongi kirjutatud mulle, et volinike koosolek on sisuliselt üldkoosoleku asendaja. Volinike otsustel on sama juriidiline kaal. Nüüd valimiskord ja volinike arv, see on siis valimiskord ja volinike arv peavad olema põhikirjas väga selgelt sätestatud. Kuidas valitakse, kui pikaks ajaks valitakse ja kui suur on siis volinike siis arv või kui suur peab olema see esindatus. Lähme järgmisele slaidile. Lähme siis tagasi nüüd üldkoosoleku juurde. Hästi, meil üldkoosolek toimub, leiab aset, aga kõik, mis üldkoosolekul aset leiab, see tuleb kirja panna ehk protokollida. Üldkoosoleku protokoll ongi siis ametlik dokument, mis tõendab, milliseid otsuseid sellel konkreetsel koosolekul tehti. Ja see peab olema piisavalt täpne, et ei tekiks hiljem vaidlusi. Üldkoosolekul tuleb ka koostada seal osalevate liikmete nimekiri, millesse siis kantakse nende inimeste nimed, kes sellel konkreetsel koosolekul siis osalevad. Häälte arv, osalemise viis, samuti liikme esindaja nimi. Ütleme, et on mõni liige, kes ei saa kohale tulla, siis ta saab volitada kedagi teist enda asemel hääletama. Sellest me räägime ka hiljem pisut rohkem. Nüüd sellele liikmete nimekirjale, kus on siis kirjas need liikmed, kes sellel konkreetsel koosolekul osalevad, kirjutab alla juhataja ja protokollija, samuti iga üldkoosolekul füüsiliselt kohal olev liige või liikme esindaja. Protokollil on siis sellised põhielemendid, mis peavad protokollis kirjas olema ja nad peavad siis seal kajastuma. Kõige tähtsam, mitte kõige tähtsam, aga üks asi on kindlasti MTÜ nimi, et oleks teada, millise ühingu üldkoosolekuga on tegemist. Samuti koosoleku toimumise aeg ja koht. Ka koosoleku liik, näiteks kas on tegemist korralise üldkoosoleku, erakorraliselt kokku kutsutud üldkoosolekuga või on see volinike koosolek hoopis või on, mis siis asendas üldkoosolekut, toimub see üldkoosolek veebis, on see hübriid nii veebis kui koha peal või kirjalik koosolek. Koosoleku juhataja ja protokollija. Need kaks inimest valitakse siis kohe koosoleku alguses, keegi, kes juhatab koosolekut vastavalt päevakavale ja keegi, kes seda siis kirja paneb. Alati peab olema protokollis ka kirjas MTÜ liikmete arv. Mitte ainult nende inimeste arv, kes on kohale tulnud, sellest nimekirjast me rääkisime mõni aeg tagasi, aga ka see arv, kui palju selles MTÜs siis sellel käesoleval hetkel liikmeid on. Läheme järgmise slaidi juurde. Üldkoosoleku protokollis on siis päevakord, hääletamiskord. Hääletamine võib olla avalik, võib olla salajane. Samuti võib ka valida näiteks häälte lugemiskomisjoni. Seda ei pea tegema, seda võib teha. Ja siis protokolli läheb siis arutelu ja otsused iga päevakorrapunkti kohta.
Otsuste sisu selgelt ja üheselt mõistetavalt peab need kirja panema. Samuti hääletustulemused, kui palju poolt, kui palju vastu, kui palju erapooletuid, võib-olla keegi jättis hääletamata. Ma olen kirjutanud siia kirja ka, et tuleb ka märkida seda, et kui keegi näiteks lahkub ruumist ja tuleb hiljem tagasi, ka see tuleb protokolli ära märkida, et oleks teada, kui palju inimesi sellel hetkel siis hääletas ja teinekord on see ruumist lahkumine ei pruugi üldse olla sellepärast, et inimesel helises telefon ja ta jooksis ruumist välja, vaid võib-olla palutaksegi astuda osadel inimestel, näiteks juhatuse liikmetel ruumist välja, kuna tehakse otsuseid, mis puudutavad neid ja neid ei taheta siis ja ei tehta siis nende inimeste juuresolekul ja nemad ise hääletada siis ei saa nende otsuste poolt või vastu. Aga see tuleb kõik protokollis ilusti ära näidata ja kirja panna. Protokolli siis märgitakse ära ka see aeg, millal koosolek siis suleti või lõppes. Protokollile peavad alla kirjutama siis koosoleku juhataja ja protokollija. Sellega olen ma päris palju kokku puutunud, kus MTÜ on äriregistrile esitanud dokumente mõningaste muudatuste tegemiseks ja nad on lisanud protokolli ja seal ongi olnud puudu kas siis juhataja või protokolli allkirja, mõnel juhul mõlemad, aga mõnikord on näiteks ainult protokolli ja allkiri olnud. Nad on arvanud, et sellest piisab, aga peab olema ka juhataja allkiri. Ja siis äriregister teeb lihtsalt sellise, saadab teile selle tagasi ja palub siis nii-öelda vigade parandust, et täiendaksite seda oma protokolli. Ja vajadusel lisatakse ka siis häältelugemiskomisjoni liikmete allkirjad, kui üldse seda häältelugemiskomisjoni siis valiti, et ka nende inimeste allkirjad. Nii, nüüd protokolli siis lahutamatuks lisaks on ära kirjad üldkoosolekust osavõtnute nimekirjast, eriarvamustest ning üldkoosolekule esitatud kirjalikest ettepanekutest ja avaldustest. Need peab kõik protokollile juurde panema. Seda küsimust küsitakse ka päris palju, et kas seda protokolli peab pärast nagu liikmetele ka saatma või esitama kuidagi, et see oleks neile kättesaadav ja nähtav. Peab küll pärast 14 päeva möödumist nagu hiljemalt, see tuleneb seadusest, peab olema siis protokoll liikmetele kättesaadav. Et liikmel on õigus saada üldkoosoleku protokolli või mingisugust, võib-olla seda liiget huvitab mingisugune osa ainult, et ta peab saama selle ära kirja. Nii et see on õigus ja see on tegelikult ka siis kohustus, et see protokoll jõuaks liikmetele, et nad saavad oma silmaga näha, et need otsused, mida nad otsustasid ja kuidas nad otsustasid, et need läksid ka sellisel moel kirja. Volitamine. Pisut ka siis volitamisest, et kes võib volitada ja kas üldse võib volitada. Võib küll, MTÜ liige, iga liige võib anda volituse, kui just jälle põhikiri kuidagimoodi seda ei piira. Et teinekord on mittetulundusühingu enda põhikirjas on tehtud sellised piirangud ja neid tuleb siis sellisel juhul järgida. Aga kui neid piiranguid ei ole, siis iga MTÜ liige võib siis anda volituse. Nüüd, kes võib olla volituse saaja? See on ka selline küsimus, mida tihti küsitakse, et kõige lihtsam loomulikult see võib olla siis mõni teine sama MTÜ liige ja see on selline tavapärane praktika. Aga seadus ei keela ka valida esindajat või volitada kedagi, kes ei ole selle konkreetse mittetulundusühingu liige. Nii et
Nii et see ei ole sugugi keelatud. Nüüd, kuidas volitada? Volitus, siis seda saab teha kirjalikult, seda saab teha ka loomulikult, saab ju digitaalselt allkirjastada, aga ei ole vaja notariaalset kinnitust, et kui olete kunagi kuskilt kuulnud, et kuidagi volitus peaks olema notariaalselt kinnitatud, siis selleks vajadust ei ole. Alati võib, aga seadus seda kindlasti ei nõua. Nii, pisut volituse sisust. Seal volituse peal võiks ikkagi kindlasti olla, mitte võiks, vaid peaks olema loomulikult volitaja, siis liikme nimi, isikukood, tema allkiri, keda ta volitab, samamoodi selle inimese nimi, tema isikukood. Selles mõttes, et isikukood ikkagi aitab tuvastada konkreetse inimese, sest et kui me näiteks kirjutame, et volitan Katrin Tamme, siis ilmselt me leiame selle samasuguse nimega väga palju inimesi siis Eestis. Nii et isikukood siis näitab ära, kellega täpsemalt tegu on. Siis samuti on hea siis sellele volitusele märkida siis, et millisel koosolekul siis see konkreetne volitatud isik siis esindab siis inimest, siis kuupäev ja ka selle vabaühenduse nimi. Märkida võiks ka seda, et kas see volitus kehtib, volituse võib kirjutada ka pikema aja peale, et see ei pea olema iga koosoleku kohta nagu eraldi, vaid see võib olla ka tehtud pikema aja peale, kus siis, mis kehtib siis, ütleme, et ta kehtib aasta, võib-olla isegi mitu aastat, on ju, et sa volitad kedagi siis iseenda eest hääletama või sind esindama. Ja volituses võib alati nagu täpsemalt ka määratleda, mida see inimene on volitatud siis sinu eest hääletama või otsustama. Nii, kas minul on veel? Ei ole, minu slaidid said nüüd otsa. Kui kellelgi tekkis nüüd nende asjade kohta, mida ma rääkisin, küsimusi, siis võib neid siin praegu küsida. Ma ei tea, kas meil on chatis tulnud ka küsimusi. Siin on üks küsimus. Kas juhatuse kõik koosolekud võivad olla elektroonsed või peab vähemalt üks olema füüsilise kohtumisega? Mina ei tea, et peaks olema juhatuse koosolekud nagu kindlalt füüsilise kohtumisega, et see on ikkagi iga juhatuse enda otsustada, kuidas nad siis toimetavad, et seadus seda küll ei sätesta. Kas te teate teisiti, Katrin ja Kersti? Ei, vastasime sama, et võivad olla, kui kõikidele juhatuse liikmetele sobib, et need on elektroonsed, aga soovitus on see, et vahepeal võiks ikka näost näkku ka kohtuda, aga see on soovitus, kohustust ei ole. Ma nüüd klõpsasin lahti, nägin, et siin oli vastus ka mul kohe. Me Kätliniga vastasime, aga... Ja, väga tore, nii et siis saite 3-kordse kinnituse, et võite toimetada, aga loomulikult ega füüsilisel kohtumisel on oma eelised. Et ma arvan, ma olen täiesti päri sellega, et teinekord on vaja tulla ka füüsiliselt kokku, aga on olukordi, kus see ei ole võimalik ja siis niimoodi on. Aga kas on veel küsimusi, neid võib nüüd ka kõva häälega küsida, ma sain aru niimoodi. Jah, võib ka häälega küsida nüüd, kes tahab veel küsida. Ma võib-olla kommenteeriksin vahepeal siis selle digitaalse koosoleku salvestise küsimust, et kas me võime näiteks teha nii, nagu me praegu teeme sellisest üldkoosolekust salvestise ja nii jääbki, aga seadus seda ei luba, et ikkagi üldkoosolekud protokollitakse, need on kirjalikud ja kui nagu tundub, et see protokolli tegemine võib-olla on väga keeruline, siis võib selle salvestisest protokolli või teksti tegemisel kasutada näiteks tehisintellekti abi. Et see on võimalik teha, et ei pea ise siis nii-öelda seda
videot kõik ümber kirjutama. Ja kas digitaalse volituse korral peab kinnituslehe protokollile lisama? Jah, oleks mõistlik küll. Ja Toomasel on küsimus, palun Toomas. Küsimus see, et kui nüüd AI teeb selle protokolli, kas siis AI peab nagu protokollina kuidagi allkirjastama või peab viide olema sellele, et AI on selle koostanud? Siin on ikkagi mõistlik see, et koosoleku juhataja vaatab selle protokolli üle ja teeb sinna vastavalt vajalikke kas siis täiendusi või märkmeid ja protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija, kes siis kinnitavad, et kõik need andmed on seal tõesed. AI ei pea sinna alla kirjutama ja märget, et see on AI-ga tehtud, ei ole ka võib-olla mõistlik sinna panna, sest te ikkagi vaatate selle protokolli üle ja panete oma allkirja alla, et tõesti kõik nii toimis. Et see on tehniline abivahend pigem, mitte vastutaja, et vastutus jääb ikkagi lõplikult siis inimesele, et keegi siis juhatuse või liikmete hulgast peab protokolli üle vaatama ja allkirjastama selle ikkagi. Ja siis on veel üks küsimus siin, et kas digitaalse volituse korral peab kinnituslehe protokoll... see sai juba vastuse. Ja, see sai vastuse. Aga lähme siis edasi. Võtan siit sõna üle ja lähme siis selle üldkoosoleku läbiviimise praktilisema poole peale. Et kuidas üldkoosolekut kokku kutsuda, läbi viia, mis variante selleks on, milliseid viise selleks on, siis ütlen seda, et hästi palju üldkoosolekut puudutavat on kirjas MTÜ-de seaduses. Et kui te hakkate üldkoosolekut planeerima, teie jaoks on see uus, siis kõigepealt võtke ette MTÜ-de seadus ja siis oma põhikiri ja vastavalt sellele kõik, mis on seal nendes dokumentides üldkoosoleku kohta kirjutatud, tuleb teil ka siis sellest kinni pidada. Üldkoosoleku ühingus kutsub üldjuhul kokku juhatus. Kui juhatus ei kutsu üldkoosolekut kokku, aga liikmetel on vajadus, mingi probleem, mida nad tahaksid liikmetega arutada, siis on võimalik ka see, et üldkoosoleku kutsuvad kokku liikmed ja see tuleb siis seadusest, et vähemalt 1/10 liikmetest peab siis kirjalikult juhatusele selle nõude esitama, et nad tahavad üldkoosolekut kokku kutsuda. Ja kui siis juhatus ei kutsu ikkagi üldkoosolekut kokku, siis saavad need nõude esindajad ise saata liikmetele üldkoosoleku kutse ja kutsutakse siis üldkoosolek kokku täiesti tavalises korras, nii nagu seda teeks juhatus. Seadudest tuleneb nõue, et liikmetele peab üldkoosoleku toimumisest ette teatama vähemalt 7 päeva. Sellest vähem ei saa. Rohkem võib, kui te olete selle kirja pannud oma põhikirja. Võib olla ka pikem etteteatamise tähtaeg. Ja soovitame ka põhikirja kirja panna, kuidas te selle üldkoosoleku kutse oma liikmetele edastate. On see e-kirjaga, on see mingite sõnumitega, on see ajalehe kuulutusega, on see sotsiaalmeedias, on see organisatsiooni mingis kinnises Facebooki grupis, et oleks teada, kuidas need liikmed selle kutse kätte saavad. Et lihtsalt öelda ja helistada ei ole mõistlik, sest see helistamine ei ole taasesitatav kirjalik vorm ja kui tekib probleeme, et näiteks mõni liige ütleb, et tema pole kutset saanud, seda üldkoosoleku kutset ei ole liikmetele levitatud, siis on telefonikõnet ka väga raske tõestada ja öelda, et ma helistasin teile ja kutsusin. Et kui te just ja ma arvan, et vist salvestamine ei lähe ka arvesse ja vaevalt ka keegi siis telefonikõnesid salvestab. Nii et soovitus ikkagi see üldkoosoleku kutse saata nii, et see on kirjalikult taasesitatav. Ja üldkoosoleku kokkukutsumise teates tuleb kindlasti märkida siis üldkoosoleku toimumise aeg ja koht.
Ja siin ka see, et kui on tegemist siis elektroonse koosolekuga, siis panna ka see kirja, et tegemist on näiteks veebikoolitusega või on võimalus veebis osaleda ja võimalusel panna sinna ka kohe see veebilink juurde või siis teavitada, kust ja millal see veebilink liikmetel saadetakse. Kindlasti üldkoosoleku päevakord, millised teemad ja punktid siis koosolekul arutusele tulevad. Kui nüüd päevakorda on vaja muuta pärast seda, kui kutse on juba liikmetele saadetud, siis seda on võimalik teha, aga tuleb uuesti siis etteteavitamise tähtaeg, kui see oli näiteks 7 päeva. Kui te muudate oma päevakorda, siis läheb see koosoleku aeg 7 päeva hilisemaks. Et sellest etteteavitamise kuupäevadest tuleb kindlasti kinni pidada. Otsustusvõime öeldakse ka kvoorum selle kohta, aga panin siia selle otsustusvõime, et millal siis üldkoosolek on selline, et ta võib vastu võtta otsuseid ja need otsused on siis nii-öelda seaduslikud. Oluline see, et kõiki koosoleku kokkukutsumise reegleid on järgitud, täidetud ja hästi oluline, tõin sellega siin tumedalt välja, on mõned aastad tagasi MTÜ seadusesse tehtud muudatus, aga mida paljud ühingud ei tea, sest see muudatus ei ole tekstiliselt MTÜ seadusest välja loetav. Ja muudatus on see, et MTÜ seadus ei määra ära, kui palju MTÜ liikmeid peab üldkoosolekul osalema, et see saaks vastu võtta otsuseid. Seda ei ole mitte ühegi lausega MTÜ seaduses kirjas, see tähendab, et seda piirangut ei ole. See tähendab, et üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid sõltumata osalejate arvust. Ja kui teie oma põhikirjas nüüd ära ei sätesta, et meie organisatsiooni puhul on üldkoosolek otsustusvõimeline, kui selles osaleb üle poole liikmetest või 2/3 või 90%, nii kuidas te tahate seda piirata, seda otsustusvõimelisust, siis nii ongi, et sõltumata osalejate arvust, kui teie põhikirja piirangut ei pane, siis sõltumata osalejate arvust on üldkoosolek siis võimeline otsuseid vastu võtma, sõltumata osalejate arvust. Miks selline muudatus on sisse toodud? Just selle tõttu, et üldkoosoleku kvoorumi ehk nende üle poole tavaliselt osalejate nõuet on raske täita, eriti suuremate organisatsioonide puhul. Ja tihtipeale siis kutsutakse üldkoosolek kokku, kui see veel füüsiliselt toimub, siis nähakse, et inimesed sõidavad kohale ja meil ei ole jälle seda kvoorumit täis, meil ei ole nõutud üle poole liikmetest kohal, üldkoosolek ei või ära, tehakse järgmine üldkoosolek. Ja et natukene ka võib-olla siis nende liikmete südametunnistusele koputada, et kui sa nagu üldkoosolekutel ei käi ja sulle huvi ei paku, siis võib järeldada, et sulle ei paku huvi, mis selles ühingus toimub, sa ei taha kaasa rääkida, sa ei taha otsuste tegemisel osaleda, et võib-olla siis ka sinu see kohalolek nendel koosolekutel ei ole üldse oluline, et võib-olla ei ole sul isegi mõtet selles organisatsioonis olla. Nii et kui te põhikirja ei pane piirangut, siis seda piirangut üldkoosolekul kvoorumi osas ka seaduse järgi ei ole. Ja kui nüüd siis on juhtunud nii, et te olete seaduse või oma põhikirja vastu läinud ja kokkukutsumisel, päevakorra määramisel nendel kuupäevadel, mis olid nõutud ette teatamisel, te olete eksinud, siis on see koosolek õigustühine. Aga kui juhtub, et te tahate ka mingeid muudatusi teha, siis üldkoosolek võib
otsuseid võtta, kui sellel osalevad kõik mittetulundusühingu liikmed. Et seda nagu tavaliselt on harva, aga kui midagi on ka läinud valesti, siis kui kõik tulevad üldkoosolekule kohale, siis seadus ütleb, et selline üldkoosolek on õiguspärane ja võib otsuseid vastu võtta. Üldkoosoleku ja ma näen, Toomasel on küsimus, aga me vastame häälega küsimustele siis, kui on teema lõpp. Et muidu võib chati kirjutada ja siis mu kolleegid vastavad chatis selles vestlusaknas. Saab kiiremini vastuse. Üldkoosoleku päevakord, selle määrab juhatus. Kui üldkoosoleku kutsuvad kokku MTÜ liikmed, siis muidugi määravad nemad selle üldkoosoleku päevakorra. Ja võimalus on, et seadusest tulenev võimalus, et kui 3 päeva üldkoosoleku kutse väljastamisest 1/5 ehk 20% MTÜ liikmetest või siis vähemalt 6 MTÜ liiget, kui on alla 30 liikme ühingul, võivad põhjust ära tuues nõuda siis sellesse päevakorda täiendavate küsimuste võtmist. Ja põhikirjaga võite ka veel ette näha nagu pikema tähtaja, et näiteks 5 päeva jooksul üldkoosoleku kutsest võib veel päevakorda küsimusi juurde lisada. Aga kui seda päevakorda ükskord juba on muudetud, siis rohkem muuta ei saa. Et ükskord saab seda muuta ja siis jällegi tuleb neid päevi vaadata, mis on seadus lubab 3, põhikiri lubab pikendada. Kui nüüd on vaja üldkoosolekul päevakorda muuta, et üldkoosolek on kokku tulnud ja on mingi selline küsimus, mida te kindlasti tahaksite arutada ja ka otsustada, siis saate seda teha, kui sellel koosolekul osalevad kõik MTÜ liikmed, kes on teie nimekirjas, või kui üldkoosolekul osaleb üle poole ühingu liikmetest ja vähemalt siis enam-vähem kõik 90%, see on peaaegu 100%, neist osalejatest on selle muutusega nõus ja kui te põhikirjas ei ole ka ette näinud näiteks seda, et kõik ühingu liikmed peavad olema sellega nõus. See on jällegi seadusest tulenev nõue. Ja nüüd eelnevalt päevakorda võtmata võib üldkoosoleku otsustada näiteks järgmise üldkoosoleku kokkukutsumise, igasuguseid korralduslikke küsimusi, üldkoosoleku pidamise korda ja arutada otsust tegemata muid küsimusi. Et te võite arutada oma ühingu kas siis igapäevategevustes või juhtimises olulisi küsimusi, aga te ei võta vastu otsuseid, vaid ütletegi, et selles päevakorrapunktis otsustamist ei toimunud, saadud info võeti teadmiseks ja see on protokollitud nende päevakorrapunktide juures. Et otsust ei tehtud, info võeti teadmiseks ja seda võib teha. Nüüd, kuidas seda üldkoosolekut läbi viia? Ja siin on juba see elektroonne teema ja digitaalne salvestamine meile ka küsimustega sisse tulnud. Et üldkoosoleku läbiviimiseks on siis mitu võimalust. Ja traditsiooni füüsiliselt koha peal. Siis on juurde tulnud siin viimase 5 aasta jooksul veebikoosolekud, kas täielikult üldkoosoleku läbiviimine veebis või siis nii-öelda hübriidkoosolek, et osa liikmeid on koha peal füüsiliselt kohal ja samal ajal on osa liikmeid veebiteel koosolekul. Ja 3. variant, mis on ka MTÜ seaduses kirjas, on üldkoosoleku läbiviimine nii, et üldse koosolekut füüsiliselt ega ajaliselt kokku ei kutsuta. Ja seda nimetatakse ka veel, on nimetatud kirjalikuks koosolekuks. Ehk siis toimubki sisuliselt hääletamine ja see kõik on kirjaliku taasesitamist võimaldavas vormis.
Et nendest kolmest ma ka hiljem täpsemalt natuke räägin. Ja üldkoosolek koha peal kõige levinum, kõige traditsioonilisem osalejad on ühel ajal ja füüsiliselt ühes ruumis. Arutatakse siis välja kuulutatud päevakorda, vormistatakse osalejate registreerimisleht, millele osalejad alla kirjutavad. Hääletatakse koha peal ja koostatakse ka kirjalik siis üldkoosoleku protokoll. Kõige traditsioonilisem. Nüüd need veebikoosolekud, mis on ka seadusesse toodud, nende kohta ei ole MTÜ seaduses midagi kirjas. Aga veebikoosolekute läbiviimist lubab ja määrab siis tsiviilseadustiku üldosa seadus ja selle säte siis 33 paragrahv 33 ja see võeti vastu 2020. aasta maikuus, sest kui mäletate, oli COVID-i aeg ja inimesed ei saanud kohtuda ja nii mittetulundusühingud, aga ka muud ettevõtted, aktsiaseltsid, osaühingud, kõik organisatsioonid, kellel oli vaja koosolekuid pidada, ei saanud füüsiliselt kokku tulla ja siis muudeti seda tsiviilseadustiku üldosa seadust ja toodi sinna siis sisse võimalus juriidilistel isikutel pidada siis elektrooniliste vahendite abil koosolekuid. Et see TSÜS-i säte on siis see, mis lubab seda koosolekut pidada ja ütleb ka, kuidas seda teha. Nõutud on nende veebikoosolekute ajal reaalajas toimub kahepoolne side, mis tähendab seda, et nii saalis viibijad näevad, kes on veebis ja veebis viibija näeb saali. See võimaldab siis veebis olijal koosolekut jälgida, sõna võtta, hääletada, et kui põhikirjas ei ole ette nähtud teisiti, ehk MTÜ võib oma põhikirjas ära tuua, et meie veebikoosolekuid ei pea ja nii on, siis seda veebikoosoleku pidamise võimalust teie ühingul ka ei ole. Kui te seda sinna kirja ei pane, siis seadus lubab seda kõikidel pidada. Kui te tahate seda mitte teha, peate põhikirja panema. Ja veebikoosolekule üldiselt siis kohaldatakse tavalise üldkoosoleku otsuse tegemise kohta sätestatud, see on foorumi kohta, siis otsuse vastuvõtmisel, kui palju peab olema koos kohal siis liikmeid, et see on nii nagu tavalisel üldkoosolekul. Aga vaatame nüüd natukene või siis koolitust võib-olla täpsemalt. Et kõik variant 1 on see, kus kõik liikmed ehk kogu koosolek toimubki veebis. Kõik koosoleku liikmed osalevad üldkoosolekul veebi teel. Soovitav on siin siis kohe kokkukutsumise kutsel panna kirja ka siis see veebi link, kus koosolekul osaleda saab. Selle võib ka hiljem saata. Ja protokolliga kirjutada, et tegemist oli veebikoosolekuga ja soovitus on siis valida selline veebikeskkond, mida nagu kõik liikmed saaksid kasutada või enamus liikmed saaks kasutada ja oskaks kasutada. Et kõigil oleks võimalus veebikoosolekul osaleda, et mõni liige ei saaks öelda, et ma ei tunne seda süsteemi või mul ei ole arvutit ja ma ei saa veebis osaleda, siis see oleks tegelikult diskrimineerimine, sest kõik liikmed peavad saama üldkoosolekul osaleda. Kui keegi ütleb, et tema veebis osaleda ei saa, siis tuleb üldkoosolek teha nii-öelda hübriid, et kas või see 1 või 2 inimest koos koosoleku juhataja protokollijaga on siis füüsiliselt koos ja ülejäänud on veebis. Aga nii ei saa teha, et me mõnele liikmele, kes arvutit või veebikoosolekut ei saa osaleda, ei oska osaleda, ütlemegi, et sina siis ei osale, et sul puuduvad vastavad oskused. Et niimoodi teha ei tohi. Koosoleku läbiviimisel kehtivad samad reeglid.
kõik etteteatamistähtajad, kvoorumid, otsuste vastuvõtmised ja tehakse ka protokoll ja kirjalik protokoll, et keegi siis ikkagi on see, kes protokollib või te salvestate ja lasete siis tehisintellektil nii-öelda selle salvestatud koosolekust teha siis protokolli, seda on võimalik, või siis lihtsalt tekst ja kindlasti vaatate selle protokolli ise üle, et seal oleks kõik nii nagu vaja ja kellelgi on mikrofon see, äkki Jüku Reimann paneb oma mikrofoni praegu kinni. Nii, sisse logimine. Kuidas me siis selle veebikoosolekutel tekib alati probleeme, et kes seal veebis siis osaleb, et kas see on ikkagi see isik, kes on meie MTÜ liige ja kuidas me teame, et see inimese seal üldse vahepeal olemas on, et lihtsalt logis sisse ja siis kadus ära. Selle lahenduseks on see, et palute või nõuate, et veebikoosolekul ollakse sees oma ekraani pildiga. Ja võimalusi on ka see, et veebikeskkonda logida saabki ainult läbi oma e-posti ja võimalus veel, et koosolekul osalejad on siis sees oma ees- ja perekonnanimega. Et siin täna ma vaatan, meil on päris kenasti inimesed sees nii oma ees kui perekonnanimega, et ei oleks mingeid hüüdnimesid või asutuse nimesid. Kui on tegemist juriidilise, isegi siis võiks olla ikkagi ees- ja perekonnanimega. Et on tuvastatav, kes on ekraani taga ja seda peaks tagama läbiviimisel. Nüüd osalejate nimekiri tuleb ikkagi koostada paberkandjal, panna kirja, kes osalesid ja selle tõendab siis oma allkirjaga koosoleku juhataja protokolli ja neile jääb see vastutus. Nemad ütlesid, et need inimesed osalesid sellel koosolekul, hääletasid ja võtsid otsuseid vastu. Olenevalt sellest veebikeskkonnast saab teha ka erinevaid väljavõtteid, et osalejate nimekirja ja hääletustulemusi, et see kõik, seda me siin nagu sellel koolitusel ei kajasta, kuna me ei ole ka väga head sellised IT-spetsialistid, aga neid võimalusi on olemas, et te saate enda jaoks natuke lihtsamaks teha, kas või selle nimekirja väljavõtte ja hääletustulemused ja ka hääletusi saab mitut moodi siin veebikeskkonnas teha, et üks variant, et kas või see sama vestlusaken, et kui kirjutate vestlusaknasse, et kes on Mati Tamme juhatuse liikmeks valimise poolt ja kõik siis sinna kirjutavad oma nimega, et jah, poolt, vastu ja saategi nii-öelda hääletustulemuse selle vestlusaknast teada ja kui te saate selle vestlusakna nii-öelda salvestada, siis on ka teil lihtsam seda protokolli hiljem teha. Ja ka mis on siin nüüd minu tähelepanek konsultandina? See on ja mõnel teisel maakonnal on olnud sama probleem, et neid veebikoosolekuid on läbi viidud, aga just juhatuse liikme vahetuse või volituste pikendamise juures on äriregistris saadetud dokumentidel, et veebikoosolekule protokoll on samasugune kui tavalise koosoleku protokoll. Ja siis on äriregister küsinud veebikoosoleku puhul nimelist hääletustulemust. Et minu konkreetne juhus on kliendiga olnud selline, et toimus 100% veebikoolitus, kõik osalesid veebis, pikendati ühe juhatuse liikme volitusi ja kõik olid nõus. Nii ka protokolli kirjutati, et hääletustulemus, kõik osalejad olid pikendamise poolt ja äriregistris tuli siis selline
puuduste likvideerimise määrus, kus öeldi, et tahetakse teada, kes nimeliselt hääletas poolt ja kes vastu. Ja tegime sellise dokumendi, tõime siis ära nimeliselt kõik osalejad, uuesti panime järele poolt vastu, protokolli ja juhataja allkirjastasid ja see sobis. Et see, kuidas erinevad kohtunikud äriregistris võivad teie registrisse tehtud kannete puhul neid lisadokumente menetleda või küsida, see võib olla mitut moodi, ütleme niimoodi, et sellisel juhul tuleb lähtudagi sellest, et mida see konkreetne kohtunikuametnik teie käest on siis, kohtuametnik on teie käest nõudnud ja selline dokument siis ka teha, aga seaduse järgi on veebis siis koosoleku läbiviimisega protokoll selline nagu tavakoosolekul ja piisama peab sellest, et on osalejate nimekiri ja all on siis koosoleku juhataja protokollija allkiri ja ei peaks rohkem olema, aga kui nõutakse, siis ei ole me soovitanud sellele vastu tulla ja see dokument teha ja lisada. Nii, võimalik on ka hübriidkoosolek. Ehk hübriid siis selles mõttes, et osad on kohapeal, osad on veebis. Seda toimub ka siis, kui on selliste suuremate organisatsioonidega tegemist või see on mugav variant sellisel juhul ka, kui kõik ei saa näiteks kohale sõita kuskilt kaugemalt või mingitel muudel juhtudel, et päris palju kasutatakse. Kohapeal on nõuded nagu tavalisel siis kohapeal oleval üldkoosolekul, veebis osalejatel nõuded nagu veebikoosolekul. Kohapeal olijad annavad siis füüsiliselt osalejate nimekirjas allkirjad ja veebis osalejate nimed lisatakse sinna samma osalejate nimekirja ja nende taha pannakse siis märge, et osales veebiteel. Ja nende osalemise tõendab jällegi siis koosoleku juhataja ja protokolli oma allkirjaga. Ja otsuste vastuvõtmisel siis need hääled liidetakse kokku ja vormistatakse protokoll nagu tavalisel üldkoosolekul. Nii, ja nüüd võimalus üldkoosolekut läbi viia nii, et koosolekut kokku ei kutsuta ehk tegelikult üldkoosolekut reaalselt ühes kohas ühel päeval ei toimu. Jällegi, te saate sellise võimaluse välistada, kui te oma põhikirja panete kirja, et meie selliseid koosolekuid läbi ei vii. Saate põhikirja panna, et me ei tee veebikoosolekuid ja me ei tee kirjalikke või koosolekuid kokku kutsumata. See võimalus on välistada, kui see on põhikirjas, aga seadus lubab seda teha. Siin toimub siis sellel koosolekut kokku kutsumata koosolekut ongi raske kokku pidada, rääkida, arvamusi avaldada, kui inimesed kokku ei saa. Aga see on eelkõige siis otsuste kirjalik või e-hääletamine ja see peab olema siis kirjaliku taasesitamist võimaldavas vormis. See toimub teatud aja jooksul, et nende otsuste või häälte andmiseks antakse teatud aeg ja see peab olema vähemalt 7 päeva, kui põhikirjas pole pikem tähtaeg. Et aeg, mille jooksul siis antakse siis nii-öelda aeg, mille jooksul kõik liikmed võivad siis anda oma hääle või vastuse mingisuguses kas e-keskkonnas, veebikeskkonnas või siis näiteks e-posti teel, et saadavad siis kõik e-kirjaga oma vastused. Et nad on selle päevakorras olnud
ettepaneku poolt või vastu. Et sellel juhul ei ole võimalik nende kirjalike koosolekute puhul arutelu ja saab ainult öelda siis sisuliselt poolt või vastu otsuseid või erapooletu. Kõik otsustusõigus, see tähendab, et kvoorum tuleb nii, nagu on teil põhikirjas. Otsuse tegemisel poolt hääli nii nagu põhikirjas ehk kõik muu, mis puudutab nagu koosoleku läbiviimist, et kui teil on kirjas, et üldkoosolekul peab osalema vähemalt 51% MTÜ liikmetest, siis ka kirjaliku koosoleku puhul te peate saama 51% vastuseid. MTÜ liikmetest 51% peab andma teile vastuseid, et koosolek oleks nagu õiguspärane. Kui poolt hääli otsuse vastuvõtmiseks on vaja üle poole koosolekul osalenutest ehk vastanutest, vähemalt üle poole peab olema poolt, siis on see otsus vastu võetud. Ehk täpselt samad nõuded nagu tavalisel üldkoosolekul tulevad ka sellele kirjalikule koosolekule. Kui on volikirjad, siis need lisatakse protokollile. Ja mis on keeruline selle puhul, et seda salajast hääletamist on raske teha, sest siin on näha, kes mida ütles, kes oli poolt, kes vastu, et sellist salajast hääletamist on raske teha, aga võib-olla ka mingid veebikeskkonnad võimaldavad seda, sest minu teada Zoomil peaks olema vist selline pollingu võimalus, et saab panna anonüümus, aga kirjalikul koosolekul on nagu väga raske seda teha, sest siis ei saa teada, et kes see osaleja oli, kes seda hääletas. Et ikkagi lõppude lõpuks sa pead ennast tuvastama isikuna, et sa osalesid sellel kirjalikul koosolekul. Jällegi on erinevaid veebihääletust võimaldavaid keskkondi, mida võib kasutada, Google Formsi, Docobiti, mida iganes, et küsida siis IT-tehnikutelt selles osas abi. Aga oluline on see, et sealt peab saama teha siis väljavõtted, kes mida hääletas ja kuidas hääletas. Hääletanud ei anna allkirja ehk sellist osalejate nimekirja ei tule. Hääletustulemustest koostab siis nüüd ühingu juhatus hääletusprotokolli ja selle nimeks ei saa üldkoosoleku protokoll, vaid see ongi hääletusprotokoll. Juhatus allkirjastab selle ja saadab selle ka MTÜ liikmetele, et oleks nähtav, mida keegi otsustas. Ja hääletusprotokolli kantakse ühingu nimi, asukoht, protokollija nimi, vastu võetud otsused hääletustulemustega ja otsuse poolt hääletanud liikmed nimeliselt. Eriarvamusele jäänud isik saab nõuda, et tema eriarvamus pannakse siis sellele protokolli kantakse. Ja muud hääletamise suhtus olulise tähtsusega asjaolud, need on siis hääletamisperiood, hääletamise viis ja MTÜ liikmete arv kokku, mis teil üldse on. Ja liikmete seisukohtade ärakirjad, et juhul, kui te näiteks tegite selle koosoleku e-kirjadega, et iga siis liige sai saata oma hääled e-kirjaga, siis need e-kirjad tuleb sisse skaneerida soovitavalt üheks dokumendiks, mitte kui teil on 100 liiget, mitte 100 e-kirja, siis 100 faili, vaid 100 kirja ühes failis või on siis mingi veebikeskkonna väljavõte ja see tuleb hääletusprotokollile lisada, et oleks näha, kes mida, mismoodi hääletas. Et see on natukene võib-olla keerulisem nii-öelda vormistamise osas, koosoleku vormistamise osas ja seda kasutavad tavaliselt need ühingud, kellel on üle Eesti või üle maailma hästi palju suured organisatsioonid, et kus nii-öelda füüsiliselt või ka veebi teel ühel ajal kokkusaamine on keeruline,
siis kasutatakse sellist, no näiteks juhatuse liikmete valimisel, majandusaasta aruande kinnitamisel, võib-olla mingid põhikirjaga tehtavate muudatuste osas neid kirjalikke üldkoosolekuid või antakse inimestele võimalus kirjalikult oma otsuseid siis ja hääli jagada. Otsuste vastuvõtmine. Otsus on vastu võetud, nüüd tuleb see seadusest, kui selle poolt hääletab koosolekul osalenutest üle poole. Nüüd mitte üle poole MTÜ liikmetest, vaid koosolekul osalenutest. See on oluline tähele panna, et just koosolekul osalenutest üle poole peab olema otsuse poolt. Kui jällegi te saate põhikirjaga piirata, et võite nõuda ka, et näiteks kõik koosolekul osalenud on poolt või siis 2/3 või 90 või mingi muu arv. Et selle piirangu võite panna, aga seadus nõuab, et kes kohal on, et nendest üle poole ehk 51% peab olema siis selle ettepaneku poolt. Nagu Maile ütles varasemalt siin juba, et igal MTÜ liikmel on üks hääl, aga volikirjadega võite te neid hääli juurde saada, ehk tegelikult küll ei tule need hääled juurde teile, vaid te hääletate siis nende teiste MTÜ liikmete eest, nii nagu nemad on teile öelnud, et te hääletada võiksite. Ja kui on tegemist isiku valimistega, näiteks kõige tavalisem juhatuse liikme valimine, siis valituks osutub kandidaat, kes saab teistest enam hääli. Jällegi põhikirjas võite nõuda, et ma ei tea, juhatuse liikme poolt peavad 100% kõik koosolekul osalenutest olema. Aga tavaliselt sellist, üldjuhul ei panna sellist kõrgema häälte nõuet. Ja kui hääled jagunevad võrdselt, et mis siis saab, et siis ütleb seadus, et siis heidetakse liisku, kui põhikirjaga ei ole ette nähtud teisiti. Ütlen ausalt, päris pika tööaja jooksul ma ei tea, et oleks heidetud liisku, aga ilmselt kuskil keegi kindlasti seda teinud on. Aga põhikirjaga võib ette näha ka, et tehakse siis uued valimised või lükatakse edasi järgmisele üldkoosolekule, et liikmed saavad vahepeal mõelda, et kelle poolt siis olla või siis selgitatakse näiteks mingi projekti heaks kiitmisel, et kas siis nagu ühing hakkab Euroopa Liidu näiteks projekti tegema, et siis lihtsalt lastakse veel täiendada näiteks seda tutvustust või mingeid lisaandmeid juurde ja järgmisel koosolekul hääletatakse uuesti. Et põhikirjas võib seda siis nii-öelda leida ka teisi mooduseid. Kui neid ei ole, siis tuleks liisku heita. Ja liige ei või hääletada. Selles on ka olnud selliseid nõustamisel küsimusi, et kas ta võib ja kas ei või hääletada. Kindlasti seaduse järgi ei või hääletada, kui otsustatakse siis selle liikme vabastamist mingist kohustusest või vastutusest ja temaga tehingu tegemisest või siis on tema, kui ta on juhatuse liige, tema tegutsemise kontrollimist või hindamist. Sellisel juhul ta ei hääleta ja mittetulundusühingu liikmele pandavaid teistest erinevaid õigusi või kohustusi, näiteks kõige levinum siis just juhatuse liikmeks valimine või audiitoriks valimine, saab teha ainult siis, kui selleks on liikme nõusolek. Ja see liikme nõusolek peab olema kirjalikult kuskil fikseeritud. Tagaselja kedagi juhatuse liikmeks panna ei saa. Juhatuse liikmeks saamisel lisaks sellele protokollile ei nõua nüüd äriregister, et te vormistaksite eraldi dokumendi, kus siis Mati Tamm, mina olen nõus selle MTÜ juhatuse liikmeks hakkama. Aktsepteeritakse seda, et uue juhatuse liikme registrisse kandmise avaldusele
kirjutab siis või nii-öelda annab oma digitaalallkirja seesama juhatuse liige, millega ta siis tõendab, et jah, ma olen nõus sellega, et mind sinna registrisse juhatuse liikmena kirja pandi. Aga muude kohustuste panemisel on see soovitav, et see isik võiks kirjalikult anda siis oma nõusoleku, et ma olen nõus näiteks olema MTÜ revident järgneval 2 aastal. Ja inimene on kirjalikult selle nõusoleku andnud. Et tagaselja nagu kohustusi panna ei saa. Ja jõuamegi sinna, kui koosolekud on veetud, et mis siis saab, kui keegi avastab, et võib-olla see koosolek ei olnud päris õiguspärane, kas ei kutsutud teda kokku nii, nagu nägi ette seadus või põhikiri ja mis siis teha, et kui see kõik on, koosolek on juba läbi protokollitud, kanded on äriregistris tehtud, et mis võimalus on siis ütleme, kas MTÜ liikmel või juhatusel siis seda üldkoosolekut vaidlustada. Kohtusse tuleb pöörduda kohtusse. Võib siis kohtu kaudu selle seaduse või põhikirjaga vastuolus oleva üldkoosoleku otsuse kehtetuks tunnistamist taotleda. Ja siin on nüüd oluline vaadata, et see nõude aegumistähtaeg on 3 kuud alates siis selle üldkoosoleku otsuse vastuvõtmisest. Et selle 3 kuu jooksul on teil siis aeg kohtusse pöörduda ja kui näiteks üldkoosolek on vahepeal selle 3 kuu jooksul toimunud teine üldkoosolek ja on oma uue otsusega seda vana otsust kinnitanud, et siis ka selle otsuse kehtetuks tunnistamist enam nõuda ei saa. Ja üldkoosoleku otsuse kehtetuks tunnistamist saab nõuda iga juhatuse liige või terve juhatus. Et kui selle otsuse täitmisega annakse toime mingi kuritegu või väärtegu või ilmneb selle otsusega siis mingi suurem kahju hüvitamise kohustus organisatsioonile ja MTÜ liige saab vaidlustada, kui ta ei osalenud selle otsuse tegemisel või kui ta lasi siis oma selle otsuse vastu olemise protokolli kanda ja see vastuväide on protokollitud, et siis võib ka MTÜ vaidlustada. MTÜ liige vaidlustada selle üldkoosoleku otsuse. Ja samamoodi samadel tingimustel võib siis kehtetuks tunnistada ka volinike koosoleku otsuseid. Sellest oli meil ka varsemalt juttu, et võivad olla mingitel teatud organisatsioonidel ka volinike koosolekud ja üldkoosoleku otsus on tühine, kui otsus on vastuolus seadustega või MTÜ põhikirjaga, kui otsuse vastuvõtmisel rikuti üldkoosoleku kokkukutsumise korda, et siit tuleneb see, et tegelikult seesama kokkukutsumise kord, kui mitu päeva me teatame ette, mis viisil me liikmetele selle kättesaadavaks tegime, et me ei piira kedagi liikmetest sellega, et me teeme ainult veebikoosoleku, aga temal ei ole võimalik sellel veebikoosolekul osaleda. Et see kõik nende tingimuste täitmine on oluline, sest kui neid on rikutud, kõige lihtsam näiteks, kui teil on kirjas, et te peate vähemalt 7 päeva ette teatama, aga te teatate 4 päeva varem, näiteks saadate kutse välja ja 4 päeva pärast on üldkoosolek, siis te võite selle koosoleku pidada, aga see on õigustühine, kuna te ei pidanud kinni üldkoosoleku kokkukutsumise teate saatmise tingimustest. Ja selle vastu üldiselt eksitakse, aga nii kaua, kui keegi teid seda
keegi ei taha seda vaidlustada, ei juhtu ka võib-olla midagi halba, aga ka tagantjärele, kui te olete otsustanud sellel mitte õiguspäraselt kokku kutsutud koosolekul mingeid väga olulisi asju, siis ka tagantjärgi on võimalik see õigustühiseks kuulutada see koosolek. Notariaalselt tõestatud üldkoosoleku protokolli jaoks on seaduses toodud nõuded ja juhised, et seda üldiselt on harva, et protokolli nõutakse notariaalset tõestust. Ja otsus rikub siis muu avaliku huvi või võlausaldajate huvi või on vastuolus heade kommetega, et ka siis võib kehtetuks või tühistamist nõuda ja kõikides muudes seaduste vastu eksimise puhul on sama see, et teie üldkoosoleku otsust võidakse tühiseks kuulutada, et organisatsioon ei pea täitma ainult MTÜ seadust, vaid ka kõiki teisi Eesti riigi seadusi ja ka üldkoosolekud ja organisatsiooni toimimine peab kõikidele seadustele olema vastav. Minul on nüüd kõik, ma ootan teie küsimusi ja võib häälega küsida, kes siin varem häälega tahtis küsida. Häälega küsimus vist sai vastuse juba. Aha, et ja siin on küsitud, et kas volitatud osalejad lähevad kokku MTÜ osalejate hulka või ainult füüsiliselt osalemine, ka volitatud isikud lähevad liikme üldkoosolekul osalejate hulka. Et võib-olla kõige keerulisem, mis jällegi konsultandi töös on tulnud, on pigem küsimused just nende üldkoosoleku dokumentide lisamisega äriregistrisse tehtavatele kandeavaldustele. Et siin oleme nagu vaadanud või näinud seda, et tihtipeale kohtunikud, kes neid kandeavaldusi menetlevad, võtavad veebikoosolekut kui seda kirjalikku koosolekut ja nõuavad nagu neid hääletustulemusi, mida tegelikult nagu veebikoosoleku puhul nimelisi hääletusi ei peaks tegema. Et seda on nagu meie töös võib-olla kõige rohkem ette tulnud ja segadust, et sõltub siis sellest kohtunikust, milliseid dokumente ta selle veebikoosoleku juurde küsib, tõenduseks just seda, et kuidas hääletati. Aga veebikoosolek kindlasti on väga mugav võimalus koosolekuid läbi viia nii juhatuse kui üldkoosolekul ja seda ka päris palju kasutatakse, et see hoiab inimeste aega kokku, on palju selline kiirem ja kes tunnevad ennast veebimaailmas nagu turvaliselt ja hästi, siis neil on see väga hea moodus oma liikmetega kokku saada ja asju arutada. Kas on ainult 2 kohturegistrit? Põhimõtteliselt kohtute registriosakond on Pärnus ja see on 1, aga need ütleme siis niimoodi, et maakohtuid on rohkem, on Pärnu, Narva, Tartu, aga kõik dokumendid lähevad Pärnusse, kus on siis kohtute registriosakond. Et kohtud tegelikult palju muuga, aga registriosakond on füüsiliselt siis Pärnus või juriidilise aadressiga Pärnus. Ja kes kohtunikest satub teie neid dokumente läbi vaatama,
see on nende jagamine, et seda nagu kuidagi määrata ei saa, et Pärnu dokumendid lähevad just Pärnu kohtunikele ja Narva omad Narva omale. Et register on üks, aga kohtunikke on igas maakonnas ja neid jagatakse, neid dokumente kohtunike vahel. Nii, on veel küsimusi? Aga kui ei ole, siis ma räägiks veel siia lõpetuseks natukene sellest, et see üldkoosolek ei ole üldse selline hirmus koht ja hirmus asi, mida teha. Ehk siis see võib olla ka täiesti vabalt üks selline rõõmus koosviibimine ja arenguvahend teie ühingule, et ärge võtke seda kui tüütut kohustust, vaid seda on võimalik korraldada kui sündmust ja teie aasta kõige olulisemat kohtumist. Ehk siis te saate seal oma ühingu liikmeid päriselt kuulata, päriselt kaasata ja mitte ainult siis aruandeid ette kanda või mingisuguseid tohutuid otsuseid vastu võtta. Et kui ma varem ütlesin ka, et see on sageli ainult kord aastas, kus kogu liikmeskond on ühes ruumis koos või siis ka ekraanil koos, siis see on eriliselt väärtuslik just see kohtumine, et ühelt poolt on see küll juriidiline vorm ja tulebki teha kõik see aruannete kinnitamine ja juhatuse valimise pool ja kõik see, aga teiselt poolt te võite vabalt võtta seda kui strateegilist võimalust ka ja küsida oma liikmete käest, et kuhu me edasi tahame liikuda ja mis järgmised sammud on, mida astuda, et kui te üldkoosolekut sellise vaatenurga alt korraldate, siis sellest ei teki ainult paberite kinnitamise kohtumine, et see võib vabalt olla sündmus, mis teid liidab ja loobki sellise tunde, et te teete seda asja seal koos, te olete selles asjas meeskond ja kasvatate nii kuuluvust kui ka usaldust teie valitud juhatuse vastu. Nii, Kerstin, palun järgmise slaidi panna, et panin siia ka nimekirja siis sellest, et mis võib muutuda, kui te võtate oma üldkoosolekuid kui selliseid arengukoosolekuid või arenguvahendeid, et kui te seda koosolekut seal targalt kasutate, siis see võib muuta teie õhkkonna palju rõõmsamaks ja kaasavamaks, ehk siis ja täiesti vabalt uue tasakaalu tekitada teie ühingus, et arutage koos, te olete selles asjas koos, et ärge lugege enda otsuseid laua pealt ette, vaid kujundage need otsused koos ja te näete, et vastandumine ja nurin, mis teil võib-olla mõnedes ühingutes on tekkinud, nende asemel võib täitsa vabalt tulla soov päriselt kaasa teha asjades ja teil on motiveeritumad liikmed kõige selle tulemusel, et kui liikmete endi seast tulevad ideed, siis need on ka suurema tõenäosusega valmis ise käed külge panema ja asju ära tegema, et teil, aga võib-olla astute veel väga suure sammu edasi ja saate suuri asju teha. Ehk siis sõnaõiguse andmine on üks hea asi ja tehke sellest sündmus, et kutsun teid tõesti üles, et mõelge oma järgmise üldkoosoleku peale ja mõelge, et mis oleks see üks asi, mis muudaks teie koosoleku rohkem arenguvahendiks kui kohustuseks. Et see väike muudatus võib väga suure tulemuse teile anda. Ja, aga siis räägin veel, kas teil on küsimusi nüüd veel kas selle kohta, mida mina rääkisin või kogu selle jutu kohta, mis me siin oleme rääkinud siin peaaegu 1,5 tunni jooksul.
Siin tuli veebi selles vestlusaknas küsimus, et kas majandusaasta aruande peaks sinna juba üldkoosoleku kutsele lisama, siis see jah, nõue on, et liikmed peavad enne otsustamist saama selle majandusaasta aruandega tutvuda. See võib nõuda ju pikemat aega läbilugemiseks ja süvenemiseks, siis kas te panete, ma ei tea, kaasa selle prinditud majandusaasta aruande kutsele füüsiliselt või kuskil e-keskkonnas teete kättesaadavaks, saadate e-kirjaga, aga liikmetel peab olema võimalus enne koosolekut majandusaasta aruandega tutvuda. Võite ka nii öelda, et te tulete tutvuma selle aruandega näiteks ühingu juhatuse kontorisse igal nädalapäeval kella 3-5 ootan seal ja saate seal tutvuda majandusaasta aruandega. Et see viis, kuidas kättesaadavaks teha, on teie otsustada, aga liikmel peab enne koosolekut see võimalus olema, et majandusaasta aruanne läbi vaadata. On veel küsimusi? Mõelge veel, aga siis Katrin räägib äkki meie plaanidest. Ja siis meil on nüüd, oleme sellise toreda hooaja siin ette valmistanud ja mõelnud, et millest me veel selle aasta lõpuni ja uuel hooajal rääkima hakkame, et kui täna ongi meil see september käes ja meie talgupäev, ehk siis kuidas korraldada üldkoosolekut, siis oktoobris me räägime ABCD mudelist, mis on siis ressursipõhine kogukonna arendamise mudel ja see on selline väga põnev viis enda kogukonda arendada, mitte selle järgi, mida teil ei ole, vaid see, mis teil juba praegu olemas on. Et seda soovitame kindlasti kuulama tulla ja novembrikuu on meil siis mehed kogukonnatöös, ehk siis väga hea tähelepanek meie eelmise hooaja kuulajalt oli see, et miks te võtate külla naised ja teete asju naiste vaatenurga alt, siis aitäh selle eest, võtsime kuulda ja räägime meestest seekord, et väga vägevaid mehi on samamoodi kogukondade seest vedamas ja kaasa tulemas ja kõik need naised, kes seal asju teevad nende kodudes ja te teate ise, et see taustajõud on tähtis. Detsembris on meil siis jõulusaade ja jaanuaris algame siis sellega, et teeme ühe koolituse, kus te saate oma arengukavad üle vaadata või koostada, samuti tegevuskavad seal korrastada, uuendada. Veebruaris räägime KOV-idest ja kogukonna koostööst ja veebruaris on meil ka teine sündmus, kus me siis korraldame inspiratsioonipäeva, et rääkida natukene konfliktidest kogukonnas, ehk siis nagu me siin oleme omavahel nimetanud, et sõda kogukonnas, et mida siis teha ja kuidas neid asju lahendada niimoodi, et kõik sõbralikult saaksid edasi toimetada. Märtsis, kui veed voolama juba hakkavad, siis räägime rahast, ehk siis just maksudest, personalikuludest, kuidas e-arveid koostada, mis keskkondi kasutada, kuidas isiklikku sõiduautot kasutada ja sõidupäevikuid täita ja kuidas annetusi maksustatakse, erisoodustused, tulumaks, kuidas külaliste vastuvõtukulusid arvestada, tulumaksusoodustustega MTÜ-d ja nii edasi, et see kõik on siis märtsi teema meil. Aprillis on siis, teeme ühe koolituse, kuidas sotsiaalmeediat kasutada ja kuidas siis postitusi teha ja kõike seda, et kuidas enda ühingu nähtavust parandada. Ja mais siis juba räägime rahvusvahelisest vabatahtlikust tööst ja kuidas neid kohti leida ja toome siis teie ette kogemuslugusid ka, et kes on rahvusvaheliselt vabatahtlikud olnud ja mis võimalusi see on neile andnud. Nii et selline põnev uus aeg on meil alanud. Ja nii nagu ma alguses ka ütlesin, siis meie ka seda tänast
talgupäeva saab vaadata järgi YouTube'i kanalil maakondlikud arenduskeskused ja seal on meil siis selline playlist, mille nimi on Kogukondade veebikool. Nii et tere tulemast seal järgi vaatama ja ka enda tuttavatele jagama, et meil selline kanal olemas on ja seal on palju väärtuslikku infot juba selle 2 eelmise hooaja jooksul olemas, nii et ja nüüd toodame veel sinna juurde ka, nii et. Aga mina tänan omalt poolt ja kohtume siis juba oktoobrikuus ja tulge meid ikka vaatama ja jälgige meie infot, et jagame kindlasti, kui jälle midagi põnevat plaanis on. Ja aitäh ka minu poolt ja kui saame teid aidata ja nõu anda, siis olete kõik lahkelt oodatud maakondliku arenduskeskusesse meie juurde nõustamisele tulema. Kohtumiseni.